Nii, tere kõigile! Rõõm teiega kohtuda. Kell ongi saanud 12 ja alustame tänase webinariga. Täna on meil selline võib-olla just siin kevadele kohane või suve algusele kohane siis CV ehk et siis eluloo kirjelduse loomise või kujundamise koolitus. Kevadel ikka paljud inimesed lõpetavad kooli ja alustavad tööotsinguid ja miks mitte võib-olla ka paljud inimesed mõtlevad uuele töökohale või töökoha vahetusele või karjääripöördele, miks mitte. Ja CV on tegelikult väga oluline osa tööotsingutest, millele võib-olla kõik inimesed ei pööragi piisavalt tähelepanu. Ja miks ma seda nii ütlen? Just sellepärast, et ma ise olen tegelikult töötanud üle 10 aasta personalijuhina ehk et siis värbanud ja koolitanud kümneid ja kümneid inimesi nende aastate jooksul ja näinud ka sadu erinevaid CV-sid. Ehk et siis ma tegelikult täna siin ei räägi ainult sellist teooriat, et mis võiks olla või mis võiks paremini töötada, vaid räägin ka täiesti omast isiklikust kogemusest, et millised CV-d jäävad meelde, millised äratavad tähelepanu ja millise CV-ga siis on suurem tõenäosus, et see avatakse üleüldse ja et see lõpuni loetakse ja et siis ka võib-olla edasi vestlusele kutsutakse. Et kui CV-sid tuleb ikkagi kümneid ja võib-olla isegi sadu, siis on see päris suur töö need kõik läbi töötada ja siis nii-öelda need kõige paremad sealt välja selekteerida. Nii et natukene ka minu enda kogemus ja natukene ka siis selline üleüldine arusaam, et tegelikult ka üleüldine arusaam CV kujundamisest või CV loomisest üleüldse on ka aastate jooksul natukene muutunud ja sellest kõigest ka ma täna siis nii-öelda selle kujundamise juurde natukene räägin ka. Aga enne kui ma alustan, siis andke mulle palun siin chatis märku, kas täna, kes siin minuga laivis on teie seas ka inimesi, kes täna Canvat alles esimest korda näevad, et võib-olla on kuulnud ja teavad, et on selline programm olemas, aga ei ole ise kasutanud ja võib-olla ei ole ka siis nii-öelda kontot loodud Canvas. Et kui palju on selliseid päris uusi ja kas on ka inimesi, kes on näiteks minu varasematel koolitustel, Canva-teemalistel koolitustel ka juba varasemalt siis osalenud, on siin ka selliseid nii-öelda tuttavaid inimesi, siis et võite ka julgelt märku anda, et siis ma enam-vähem tean, kui palju võib-olla siis tutvustuseks Canvast üleüldse rääkida. Ja siis me lähme juba konkreetselt ka CV loomise juurde. Nii, okei, et päris uus ja esimest korda. Aga siis enne, kui me kujundamise juurde asume, ma niimoodi põgusalt siis räägin ka üleüldiselt Canvast, et siis võib-olla need inimesed ka, kes hiljem salvestust järgi vaatavad, ka saavad sellise väikse ülevaate Canvast ka. Okei, et ikkagi on nii ühte kui teist, mõned on natuke rohkem proovinud, mõned vähem ja mõned üldse mitte. Nii see tavaliselt on ka, et kui on selline kõigile avatud nii-öelda webinar, et see ongi pigem selline tutvustav ja just huvi tekitamiseks, et tegelikult Canvas tõesti lisaks CV-le saab väga palju muid vajalikke kujundusi ka luua. Nii, aga hakkame siis peale. Ma loodan, et me mahume kenasti tunni sisse täna ära
Võite julgelt ka küsimusi esitada, kas siis siia saama chati kirjutada või ka siis mikrofoni sisse lülitada ja ka otse küsida, et kui vahepeal midagi tekib. Nii, jagan teiega siis oma Canva lehte. Ja nagu ma siis ütlesin, et ma natukene paari sõnaga siis enne, kui me päriselt kujundama hakkame, räägin ka üleüldiselt sellisest CV loomise, võib-olla sellest struktuurist või siis sellistest punktidest, mis CV-s võiks olemas olla ja mille peale siis võib-olla CV-d luues mõelda võiks. Nii, panen natukene suuremaks ka selle, et kuidas siis luua selline CV, mis haaraks siis tööandja tähelepanu. Ja ma olen siia välja toonud 10 sellist peamist punkti, nagu ma ütlesin, siis, mis põhinevad siis nii minu enda isiklikul töökogemusel inimeste värbamisel, kui ka siis sellistel üleüldistel teadmistel, et milline siis CV võiks olla või siis ütleme selline hea CV. Esimene punkt, mis on tegelikult väga oluline, et ära ole oma CV-d luues või just nimelt selle sisu poole pealt siis ära ole tagasihoidlik. Et siin tagasihoidlikkuse all ei ole siis mõeldud seda, et kujundamise poolt, et kujundamise poole peal ikkagi on see, et vähem on rohkem, ehk et ei maksa oma CV-d ka üle kujundada. Aga see käib siis just selle sisu kohta, et ära ole tagasihoidlik ja pane CV-sse kirja kõik enda tugevused ja kogemused. Ehk et võib-olla sulle endale tundub, et mingi asi ei ole oluline, aga tööandjale annab see tegelikult sinu kohta sellist head taustainfot. Ja teine oluline punkt on see, et lisa alati ka foto oma CV-le. See lisab olulisel määral usaldusväärsust, tõsiseltvõetavust, ehk et see näitab, et sa tõesti oled huvitatud sellest töökohast või ametikohast ja annab siis tööandjale pildi ka, eks ju. Ehk et siis CV puhul tagasihoidlikkus ei ole voorus, et see on sinu selline visiitkaart ehk et selline müügikoht, kus sa siis müüd nii-öelda iseennast ja selle jaoks on mõistlik siis kirja panna kõik need tugevused ja head kogemused, mis sul siis varasemast on. Ja kui ei ole võib-olla kogemusi, siis selleni ma ka kohe varsti jõuan, et mismoodi siis CV-d kirjutada, et näiteks just võib-olla päris noortel koolilõpetajatel, eks ju, kellel ei pruugi olla veel otsest töökogemust. Teine punkt, vaata üle oma kontaktandmed, et võib-olla on su CV loodud kunagi varem aastaid tagasi, võib-olla eelmisele töökohale kandideerides, eks ju. Võib-olla on muutunud su telefoninumber, võib-olla emaili aadress, eks ju. Võib-olla on seal mõni viga sees emaili aadressi kirjutamisel, miks mitte telefoninumbri, eks ju. Et seda juhtub uskumatult palju, et ma soovin inimesega tööandjana, siis soovin kandideerijaga ühendust võtta ja ma ei saa temaga ühendust, sest et tema e-posti aadress on vigane ja telefoninumbrit näiteks ei ole üldse siis CV-sse kirjutatud. Ja see on tõepoolest tihtipeale esinev viga, ehk et vaata alati üle oma kontaktandmed, kui sa aktiveerid oma CV või kui sa siis alustad jälle näiteks kandideerimisprotsessi. Et see on hästi oluline, et tööandja saaks sinuga ühendust võtta. Kolmandaks,
sa peaksid iseenda jaoks läbi mõtlema selle eesmärgi, et miks sa just sellele konkreetsele töökohale kandideerid. Loomulikult esimene eesmärk alati on ju see, et saada tööle ja teenida raha, eks ju. Aga eesmärk ka siis selles mõttes, et miks see tööandja peaks just sind valima, et sa peaksid või võiksid siis välja tuua just selle ühisosa sinu tugevuste ja tööandja poolt otsitava ametikoha vahel. Ja üks hea nipp, kuidas seda teha või kuidas siis välja tuua selle nii-öelda eesmärgi, see on tavaliselt selline lühike, selline kokkuvõttev tekst, mis on siis CV-l võib-olla kohe alguses, kus sa siis paari lausega toodki välja just selle, et miks sa sobid sellele ametikohale. Ja seda on hea teha nii, et sa võtadki ette selle tööpakkumise ja vaatad sealt, mida see tööandja otsib, missugust inimest või missuguste kogemustega, eks ju. Ja siis mõtled iseenda peale, iseenda tugevuste ja kogemuste peale ja paned kirja siis just lähtuvalt sellest, mida siis tööandja on otsinud ja tood välja siis selle ühisosa teie vahel. Järgmisena töökogemus, et väga tihti saabub tööandjale selliseid CV-sid ka, kus ei ole absoluutselt kirja pandud varasemat töökogemust. Okei, kui kandideerib 20-aastane inimene, et siis on arusaadav, et tal ei pruugigi olla veel töökogemust. Aga 50-aastase inimese puhul võiks eeldada, et tal ikkagi mõningane töökogemus elu jooksul olnud on. Et kui ei ole üldse midagi kirja pandud, siis see tekitab natukene selliseid kõhklusi või usaldamatust. Ehk et pane kirja, kus sa varasemalt oled töötanud ja võib-olla kui need töökohad ei haaku ka sellega, kuhu sa kandideerid, siis pane rõhk just oma nendele iseloomuomadustele ja tugevustele, eks ju, et mida sa nendes kohtades tegid, isegi kui sa kandideerid võib-olla täiesti teistsugusele ametikohale. Samas ei ole mõtet ka üles lugeda siis võib-olla oma 30-aastase tööstaaži juures võib-olla kõiki 30 töökogemust või töökohta, eks ju. Et see ei ole ka vajalik, et too välja võib-olla viimased paar-kolm või siis too välja just need, mis selle ametikohaga nii-öelda seonduvad või haakuvad. Siis viiendaks, et kui eelmine oli just töökogemus, eks ju, siis tegelikult on täiesti okei välja tuua ka oma töökogemuse puudus, ehk et siis just noorte inimeste puhul. Ja kui sa alles alustad oma töökarjääri, siis ongi mõistlik just rõhutada oma oskusi ja omadusi, jällegi oma tugevusi, eks ju, milline inimene sa oled. Ja alati on mõistlik lisada kõik sellised kooli ajal, nii-öelda koolis ja kooli kõrvalt siis tehtud nii-öelda tegevused, igasugune ürituste korraldamine, kas siis koolis või väljaspool kooli, võib-olla kuskil vabatahtlikuna töötamine, eks ju, vahetusõpilaseks olemine või käimine, eks ju, kõik erinevad praktikad, mida oled võib-olla mis iganes, kas suvevaheaegadel või kooli kõrvalt teinud, eks ju. Et need on kõik sellised olulised tegevused, mis annavad jällegi tööandjale infot sinu kui inimese kohta, eks ju, kuigi sul võib-olla konkreetset töökogemust varasemalt ei ole. Edasi hoia fookust oma CV, ehk et üldjuhul, kui inimene otsib tööd, siis ta kandideerib väga paljudesse kohtadesse ja saadab kõikidele ühesuguse CV, eks ju. See on täiesti okei, kui sa kandideerid erinevatesse kohtadesse, mis sulle tundub, et sinu tugevustega või oskustega sulle võiks sobida. Aga mõistlik on siis kohandada oma CV erinevate valdkondade jaoks, just erinevate valdkondade, et kui sa kandideerid näiteks müüjaks erinevatesse poodidesse, siis on okei
kasutada siis sellist nii-öelda ühte CV-d nende jaoks. Aga kui sa kandideerid täiesti erinevatesse valdkondadesse, näiteks ma ei tea, oled raamatupidaja, eks ju, või sinu eriala on raamatupidaja, aga siis kandideerid võib-olla hoopis, ma ei tea, mingiks aednikuks või midagi sellist, ehk et täiesti teise valdkonda, siis on mõistlik oma CV ikkagi kohandada vastavalt valdkonnale, ehk et sul võibki olla 3, 4, 5 erinevat varianti oma CV-st, erinevad kõik CV kujundamise või nii-öelda CV või töö otsimise portaalid võimaldavad ka erinevaid CV-sid, eks ju, sina saad ka kohandada oma CV siis vastavalt erineva valdkonna jaoks. Et see jällegi näitab tööandjale seda, et sa tõepoolest oled päriselt ka huvitatud just sellele konkreetsele ametikohale kandideerimisest, eks ju, et mitte sa lihtsalt ei saada sadu CV-sid igale poole laiali lootuses, et äkki kuskil keegi vastab. Siis tutvusta enda iseloomuomadusi, ehk et see tegelikult on ka selline, võib-olla natukene selle ühe eelmise punktiga ka läheb kokku, ehk et too välja oma tugevused, milline inimene sa oled, mida sulle teha meeldib, eks ju, mis on sinu hobid, mida sa teed vabal ajal. Et see ka jällegi annab tööandjale just aimu sellest, milline inimene sa oled, ja kas sa sobitud selle olemasoleva meeskonnaga, mis on ka tegelikult hästi oluline nii selle olemasoleva meeskonna jaoks, ehk et siis milline uus inimene tuleb, kui ka siis sinu kui kandideerija jaoks, et kas see meeskond või need inimesed sobivad, kas need on sinu inimesed, eks ju, et kõigil oleks hea koos töötada, et järjest enam ja enam tööandjad seda vaatavad ja ma tean, et päris paljud tööandjad teevad ka erinevaid teste ja vaatavad igasuguseid sünnikaarte ja mingeid selliseid asju ka, et just leida siis selle olemasoleva meeskonnaga sobiv inimene. Siis 8. et hästi palju küsitakse just seda, et kui pikk see CV peaks siis olema. Ja selline lihtne vastus on, et just siis olenevalt sinu töökogemusest 1–2 lehekülge. Et kui sa oled noor inimene, sul on võib-olla töökogemust veel vähe, ongi seal 2–3 erinevat töökohta võib-olla olnud, siis võiks CV mahtuda ära 1 lehekülge. Kui sa oled juba pikema töökarjääriga ja kogemusi on rohkem, siis eks ju, võib-olla seal 2 lehekülge, võib-olla maksimum 3 lehekülge, et jällegi olenevalt ametikohast, et mõned ametikohad, mis siis eeldavad võib-olla sellist suuremat vastutust ja suuremat kogemust ja et siis võib-olla on vaja välja tuua rohkem oma kogemusi ja ka kirjeldada siis täpsemalt, et mida sa mingil töökohal tegid ja milline sinu vastutus oli. Siis 9. ma olen välja toonud, et väga mõistlik on välja tuua oma CV peal ka 1–2 soovitajat. Ühest tegelikult täiesti piisab, 2 on ka veel okei, et kui ütleme nii, et CV peal seal ruumi on, et siis kuni 2 soovitajat, kes siis võiksid sinust nii-öelda kui töötajast rääkida, et sinna ei ole mõistlik panna lihtsalt oma sõpra, kes ütleb, et jaa, on küll väga tore sõber ja hea inimene, eks ju, vaid ikkagi siis nii-öelda töökohti või sinu varasematest töökohtadest siis inimesi, kes on näinud, milline töötaja sa oled. Ja oluline siis lisada nimi, ametikoht, kes see inimene on, kes sind soovitab ja siis tema kontaktnumber, et tööandja siis võimalusel saaks helistada ja küsida. Ja viimase punktina olen ka toonud välja sellise isiklike andmete kajastamine, et see on ka üks selline punkt, mis nüüd aastate jooksul on võib-olla siis kõige rohkem muutunud CV loomise puhul. Ehk et
vanust, aadressi, perekonnaseisu, laste olemasolu ja muid isiklikke andmeid ei ole kohustuslik CV-sse lisada. Aga see ei tähenda, et sa ei või lisada, et see on sinu enda otsustada, kas sa pead seda vajalikuks või mitte. Aga see tegelikult on hästi oluline just selleks, et sa ei saaks siis mõne tööandja poolt diskrimineeritud. Ehk et me väga hästi teame, et sellised väikeste lastega emad võib-olla ei ole mõndade tööandjate jaoks väga atraktiivsed töötajad ja võib-olla seetõttu CV tõstetakse kohe kõrvale, vaatamata üldse, kas see inimene oma kogemustelt ja võib-olla oskustelt võiks olla ideaalne sellele ametikohal. Ehk et ei ole kohustuslik CV-sse lisada neid, aga kui sa ise pead vajalikuks, siis loomulikult võid seda teha. Ehk et need on siis sellised võib-olla põhilised 10 punkti või sellist teemat, mida siis CV loomise puhul võiks silmas pidada või läbi mõelda iseenda jaoks. Ja kui sa hakkad seda CV-d siis juba kujundama, siis vastavalt sellele sa saad ka neid nii-öelda siis erinevaid sektsioone või selliseid teema pealkirju ka siis koostada, et vastavalt sellele, milliseid või kui palju neid teemasid sa siis lisada soovid siia CV-sse. Nii, kas on nüüd tulnud vahepeal küsimusi siin seoses nende punktidega, mis ma kirjutasin? Nii, Kadri kirjutab, minul küsimus, kuhu ma täpselt CV-s selle ühisosa töökuulutusega peaksin lisama? Ma saan aru, kui ma selle lisan motivatsioonikirja, aga kas hoopis peaks CV-sse lisama, et oleks lugejale lihtsam? Ja kaaskiri on selline nii-öelda pikem selline lisa, siis, mille sa CV-le lisad, eks ju, kus sa saad pikemalt ja laiemalt siis selgitada ja oma tugevusi ja võib-olla siis oma saavutusi, eks ju, lahti rääkida. Aga see ühisosa, nii-öelda see eesmärgi osa, see on tegelikult selline 2-3-lauseline ja see tavaliselt pannaksegi CV algusesse kohe peale oma nii-öelda kontaktandmeid ja lisataksegi 2-3 lausega ja see on tegelikult see koht, mis siis peaks selle tööandja tähelepanu haarama. Ehk et 2-3 lausega kirjutadki välja selle, milline on sinu kogemus, mida sa oled saavutanud ja kuidas sa sobid just selle otsitava ametikoha sellele ametikohale, eks ju. Kohe, kui me hakkame neid CV põhjasid vaatama ka siin Canvas, siis tegelikult see koht on kõikides CV-des olemas, just see eesmärgi või see ühisosa koht nii-öelda 2 lausega. Aga ja, kaaskiri ja motivatsioonikiri on ka, mis siis lisatakse CV-le ja mis on juba sellised pikemad siis kirjad nii-öelda. Nii, Anastasia küsib, kas Canvas loodud CV-d on sobilikud ATS-süsteemide jaoks, kuidas ATS suudab tuvastada vajalikud märksõnad, kui CV on salvestatud PDF-formaadis. Nii, kas sa täpsustad mulle, mis on ATS? Mina ei tea, mis see on, ma selles mõttes ei oska sellele küsimusele niimoodi vastata. Ma mõtlesin seda, et need programmid, mis kasutavad tööandjad, et praegu ju tööandjad ka kasutavad juba AI-põhised nagu mingid süsteemid, kuhu panevad need CV-d ja see süsteem ise tuvastab nagu juba märksõnade järgi seda sobivat CV-d nagu välja. Ahaa, no jaa, see ongi selline tulevik, eks ju, kus tõepoolest
kasutataksegi siis järjest enam ja enam AI-d. See on selline põnev teema, millesse mina ei ole veel süvenenud, ma ei ole üldse proovinud ise niimoodi näiteks CV-sid selekteerida või märksõnade järgi välja otsida, aga sellised tööportaalid, eks ju, tavapärased, mille kaudu otsitakse, siis nendesse sobivad küll Canvas loodud nii-öelda CV-d ehk et jah, ta on siis kas siis PDF-ina salvestatuna, sa saad üles laadida või sa saad otse kandideerida, eks ju, et sa saadad otse tööandja meilile ja otse kandideerides saad sa siis kasutada ka tegelikult lingi kujul, et selleni ka me siis hiljem jõuame, et kui me oleme CV valmis kujundanud, siis ma näitan täpsemalt. Aga see küsimus on väga põnev ja see kindlasti on tuleviku teema ja ma selle panen endale kirja, et ma kindlasti ise ka uurin seda täpsemalt, et kuidas ja kas see on siis võimalik või kas sellisel juhul on mõtet siis seda teha või mitte. Aitäh. Tavalisi, nii Marika küsib, kas tavalisi Wordis tehtud CV-sid enam ei tehtagi? Ikka tehakse, et ega siis väga paljud inimesed ei tea, mis asi on Canva ja ei tea, et Canva abil on hästi lihtne seda CV-d kujundada. Tehakse ikka tavalisi CV-sid ka, selliseid klassikalisi nii-öelda ja see on ka täiesti okei, et keegi ei ütle, et seda ei või teha. On täiesti okei. Nii, kui hetkel rohkem küsimusi ei ole, siis me võiksime nüüd asuda päriselt siis nii-öelda selle kujundamise juurde ja vaadata, kuidas siis Canva saab meid aidata selles. Siin on nüüd siis lahti Canva esileht ja Canvasse jõuad sa siis canva.com aadressi kaudu, see on selline veebipõhine programm, ei pea midagi kuhugi endale laadima ja Canva on siis kujundusprogramm, millel on siis nii tasuline kui tasuta versioon, nagu ikka enamus kujundusprogrammidel, aga miks siis võib-olla Canvat eelistada ongi just see, et Canva on väga hea ka oma tasuta programmis, ehk et ei pea tingimata kasutama tasulist programmi, kui sa tõesti soovidki võib-olla ainult CV-d koostada või kujundada, võib-olla mõnda sotsiaalmeedia postitust teha, võib-olla mõnda õnnitluskaarti sõbrale saata või midagi sellist, eks ju. Kui sa nüüd soovid juba süvitsi kasutada, võib-olla oma töö tegemiseks igapäevaselt, nagu mina näiteks kasutan, et siis kindlasti tasub kaaluda ka tasulisele kontole üleminemist. Tasulise konto kuutasu on 12 € kuus, mis on tõesti minu hinnangul väga mõistlik hind selle eest, mida Canva pakub ja Canva ka järjest ja järjest enam siis areneb ja täiustab oma tehisintellekti kogu aeg ja tõepoolest Canvas saab siis genereerida nii fotosid kui teksti, kui ka Canvas siis kõige sellise värskema uuema uudisena on siis ka oma kodeerija, mis suudab siis etteantud prompti abil ka kodeerida siis erinevaid selliseid interaktiivseid teemasid, kas siis mingeid taimereid või kalkulaatoreid või mänge või kaarte või nii edasi ja nii edasi, eks ju. Ehk et ka väga palju areneb just see tehisintellekti osa, aga tegelikult on Canvas siis võimalik kujundada kõike alates siis oma CV-st, alates siis näiteks visiitkaartidest, oma ettevõtte logost, kõikidest sotsiaalmeedia postitustest, videosid on siin võimalik kohandada, luua, siin on võimalik veebilehti luua, siin on võimalik dokumente, tabeleid luua, esitlusi luua, samamoodi valgetahvlil teha tiimiga erinevaid siis nii-öelda ajurünnakuid või projektiplaane ja kõike sellist on võimalik siis siinsamas Canva sees teha ja nagu ma ütlesin, ka tasuta kontoga saab väga palju asju tehtud. Kes nüüd soovib siis võib-olla
uurida seda nii-öelda tasuta ja tasulise konto vahet, et kas siis on mõistlik või vajalik üle minna tasulisele. Tasulist kontot saab proovida 30 päeva, mis on ka väga hea, et sa saadki vaadata siis kõiki neid tasulise konto funktsioone läbi teha, proovida ja siis hinnata, kas sul on neid vaja või piisab sinu jaoks ka tasuta kontost. Ja selleks, et siis seda hinnaplaani näha või neid võrdlusi, on siis kõige lihtsam siit alt vasakult poolt nurgast, kus on siis sinu konto, selle peal vajutades on siis erinevad sätted, kus sa saad näiteks ka keelt valida, et minul nagu näha on siin eestikeelne Canva, mina õpetan eestikeelse Canva abil, et sina võid valida inglisekeelse või eestikeelse, et tegelikult vahet ei ole, et Canva töötab ja just ka Canva tehisintellekt töötab järjest ja järjest paremini ka eestikeelsete promptide abil. Nüüd seda peab küll ütlema, et kuigi need põhinupud siin, nagu näha, on kõik eestikeelsed, eks ju, et siis kui minna siia süvitsi sisse Canvasse, siis see sisu on vähemalt praegu veel inglisekeelne ja järjest enam seda ka eesti keelde ümber tõlgitakse, aga hetkel jah, sellised võib-olla mingid õppevideod, artiklid ja muu selline sisu tutvustus on inglisekeelne. Aga siinsamas on ka siis see lepingud ja hinnakiri nupukene ja siin on siis juba see võrdlus ka olemas. Tasuta konto Canva Pro on siis tasuline, vajutan siit kuupõhise peale, et siis on näha, et 12 kuud või 12 eurot kuus ja siis ka nii-öelda tiimidele või meeskondadele mõeldud Canva. Ja samas siin üleval on meil ka hariduse nupukene ehk et kõikidele õpetajatele, haridustöötajatele, koolidele on Canva tasuta kasutamiseks ja see tasuta Canva sisaldab siis nii tasuta kui ka siis tasulise konto funktsioone ja lisaks veel ka spetsiaalselt ainult õpetajate jaoks mõeldud funktsioone. Ehk et see on väga hea võimalus, kuidas siis õpetajad ja õpilased saavad Canvat oma töös või õppetöös siis kasutada. Ja siit sa saad minna siis käivitada kõigepealt selle prooviversiooni tasuta 30 päeva. Kui sa ei soovi seda nii-öelda üle minna tasulisele, siis saad selle katkestada ja midagi sellest maksma ei pea. Nii, lähen nüüd tagasi siia esilehele ja Canva toimib, see Canva esileht ongi siis võib-olla selline eeltöö tegemise leht. Siit sa saad otsida siis endale valmis mallipõhja, et mis selle Canva kasutamise siis just algajatele või siis inimestele, kes ei ole kunagi varem kujundanud, väga lihtsaks teeb, ongi see, et siin on palju valmis kujundatud malle ehk et selliseid mallipõhjasid, kujundusmalle, mis teevad sulle siis kujundamise oluliselt lihtsamaks. Ja täna me vaatamegi just seda, et kuidas selle olemasoleva mallipõhja peale siis oma CV-d kujundada. Ja selleks, et neid malle leida, on siis tegelikult 2 erinevat võimalust. Et üheks on siis see otsinguriba, mis on siin keset seda esilehte. Siin peaks siis olema valitud nupp mallid ja siis siia otsinguribale saab kirjutada siis märksõna. Ja teine variant on siis siit vasakult poolt menüüst, ka siin on siis selline nupukene nagu mallid. Ja siit saab siis otsida juba konkreetselt kas siis teemanupukeste abil või siis juba siin ka kategooriate all, eks ju, et siin on erinevad kategooriad, siis ärialane, sotsiaalmeedia, hariduse erinevad mallid, siis videomallid, turunduseks vajalikud trükitoodeteks ja siis eraldi ka kaardid ja kutsed, eks ju. Ja kui me nüüd lähme siia ärialase alla, siis siin ongi näha, eks ju, et mida see ärialane teema siin siis sisaldab, kõik erinevad dokumendid, esitlused, tahvlid, tabelid, visiitkaardid, igasugused brošüürid, mõttekaardid
graafikud, veebisaidid ja nii edasi, eks ju. Ja siin on näha ka, et on eraldi välja toodud selline nupukene nagu CV-d. Ja nüüd, kui me siia peale vajutame, siis Canva pakubki meile siin terve suure hulga ette kujundatud selliseid mallipõhjasid, mida me saame siis kohandada enda jaoks. Ja siin on näha, et siin on 15 649 erinevat mallipõhja. Nii et valikut peaks olema igale maitsele. Nüüd, mida siin siis seda malli nii-öelda valides või siin malligaleriis siis liikudes või otsides silmas pidada, tulebki siis seda, et kui liigud siin mallide peal, siis need mallid, millel siin all on pro-märk kroonimärgiga, need on siis tasulise konto mallid. Ehk et kui sa kasutad tasuta kontot, alustad ja soovid tõesti ainult võib-olla siin CV-d luua või mõni selliseid väheseid kujundusi, siis miks mitte see tasuta konto, nagu ma ütlesin, on täiesti piisav. See malli või nende kujunduspõhjade arv siis ongi erinev, et tasuta konto puhul on see valik väiksem, aga nagu ma ütlesin, ikkagi täiesti piisav tegelikult, et tasuta kontoga ka kujundada. Ehk et näiteks siis, kui me siit nüüd vaatame, siis siin see CV, eks ju, põhi, siin erinevad, siin jälle vahepeal. Ehk et nagu näha, siis on päris suur valik ja on kõikidele tegelikult tasulistele ka selline tasuta analoog siin olemas, et saate siin nii-öelda kerida siis allapoole järjest ja vaadata, et milline põhi siis nii-öelda kõnetab või milline võiks siis sobida ka vastavalt sellele, et millise tegevusala või valdkonna inimene te olete ja millist CV-d siis loote või soovite kujundada, eks ju. Et tegelikult on siin ka veel sellised nii-öelda lisamärksõnad, mille abil otsida, et võib olla professionaalne või selline lihtsam või just modernne või sellist minimalistlikku või kui te olete võib-olla loovinimene, siis hoopiski siit loov, eks ju. Et vastavalt sellele, millises valdkonnas te siis otsite omale CV põhja, siis vastavalt sellele saate vaadata. Ja kui mingi mall teile siin meeldib, siis te võite selle ära märkida siin tärnikesega, et siis hiljem, kui me lähme juba kujundamise vaatesse, siis seal saate siis veel lõpliku nii-öelda valiku teha, et millise malli põhja kasuks te siis otsustate, et saate, ei pea siin kohe või nii-öelda otsustama, saate siin erinevaid valida, et millised võib-olla meeldivad, tähistada tärniga ja siis lähme juba edasi kujundamisvaatesse ja seal saame siis võtta välja need tärniga tähistatud ja teha siis juba lõpliku valiku, et millist kasutada. Lähen nüüd korra siit logo kaudu, logo siin vasakul üleval nurgas viib siis alati esilehele, logo kaudu siia esilehele ja näitan ka märksõnaga otsingut. Ehk et kui sa täpselt tead tegelikult, mida sa soovid kujundada, siis sa ei pea tingimata siit mallide kaudu otsima, vaid sa võid ka kirjutada lihtsalt selle konkreetse otsingusõna, näiteks Facebooki postitus või näiteks, ma ei tea, Instagrami story või on sul vaja hoopiski, tahad veebisaiti või tahad mingit dokumenti, siis sa saad panna siia visiitkaardi või brošüüri millegi jaoks või mõttekaardi, ehk et saad otsida ka nii. Kuna me täna siis CV-d soovime kujundada, siis ma panengi siia otsingusse lihtsalt CV, eks ju, ja ta hakkab mulle siin pakkuma ka erinevaid template, eks ju, simple, professional, et sa võid valida, aga sa võid panna ka lihtsalt ainult CV ja ta annab sellega siis sulle täpselt samamoodi siit siis terve suure hulga neid CV põhjasid. Ja loomulikult saad sa alati luua selle CV-ga nullist ise, siit valida selle esimese tühja nii-öelda lehe ja alustada oma kujundamist ka nullist. No, võib-olla kui sa päris algaja oled kannas, siis nullist hakata tegema on natukene keeruline, et see
põhja kohandamine, siis oma andmed lihtsalt siia asemele panemine, et see on siis võib-olla esialgu lihtsam kui päris nullist teha. Nii vaatan, kas siin oli mingi küsimus ka. Evelin küsib, et kas otsingus eelistada inglise keelt. Nagu ma ütlesin, siis ei pea inglise keeles. Mina õpetan ja kasutan ise eestikeelset, kirjutan promptid eesti keeles, kirjutan märksõnad eesti keeles. Võib-olla mõningate märksõnadega võib proovida, kui sa näed, et sa nagu ei leia seda head tulemust, mida sa soovid, siis sa võid alati proovida ka ingliskeelseid märksõnu, sest mõningad sõnad on tõlgitud eesti keelde võib-olla natukene veidralt, et sa ei oska, sa ei tule selle peale, et sellise sõnaga otsida, aga kui sa siia mingi märksõna paned ja siit siis näiteks selle malli avad niimoodi suuremalt vaatamiseks, et milline see mall on, siis tegelikult siin selles malli pealkirjas on siis näha, et kuidas sa või milliseid sõnu sa võid siis kasutada sellise ingliskeelse otsinguga ka, et mida nii-öelda need disainerid siis ise on kasutanud selle CV puhul siis näiteks resümee, eks ju, et võid samamoodi sellega ka otsida, aga nagu ma ütlesin, toimib väga kenasti ka eestikeelsete märksõnadega. Siin siis ongi näha, et kui me nüüd avasime selle ühe malli, see on nüüd tasuta mall, siis ta pakub siia alla veel samamoodi neid erinevaid põhjasid. Siin on ka näha, et kui sa avasid tasuta malli, siis ta üldjuhul pakub siia alla sulle ka tasuta malle. Nii et siit saad siis valida veel, eks ju, panen siia ühe sellise, et siis just vaadata siit neid erinevaid selliseid formaate, näiteks võib-olla sellise, eks ju. Ja siis vaatame, mis siin siis veel, näiteks võib-olla sellise ka, võtangi siit, avan hoopis sellise. Ja see on siis võib-olla selline kõige klassikalisem, selline ühe leheküljeline, kus on siis kompaktselt kõik koos sellised olulised või kõige vajalikumad punktid. Ja kui sa oled siis välja valinud oma selle malli või siis võib-olla mitmed mallid tärniga tähistanud, siis siit edasi lähedki kohanda seda malli. Ja nüüd me jõuame siis siia Canva kujundamise vaatesse ehk et redaktorisse, kus sa saad hakata seda CV-d siis kohandama ja täitma siis iseenda infoga. Ja kui ma teen selle siin aktiivseks ja siin peal liigun, siis ongi näha, et kõik need elemendid, mis selle CV peal on, need on siis aktiivsed, eks ju. Ja see tähendabki seda, et ma saan kõiki asju siin muuta. Alates siis näiteks sellest tausta kolmnurgast, eks ju, mis on siin. Loomulikult saan ma siis värvi valida, nii põhjavärve, elementide värvi valida saan loomulikult pilti, eks ju, aga ka seda pildi raami, mille sees ta on. Kas ma tahan ümarat, kas ma tahan kandilist, võib-olla ei taha üldse, eks ju. Kõiki neid asju, samamoodi siis pealkirjad, tekstikastid, väiksed ikoonid, eks ju, mis siin siis iseloomustavad neid tekste ja see teebki siis selle nii-öelda CV kujundamise siin lihtsaks, et sul ongi põhi olemas ja sa saad siia lisada lihtsalt siis enda andmed ja ongi sul, võib-olla soovid siis värve muuta, võib-olla tahadki teda teha üleüldse mustvalgeks, eks ju, siis sa saad mängidagi selliste hallide, valgete, mustade toonidega ja ongi sul väga selline minimalistlik, aga samas väga kenasti ja professionaalselt kujundatud mall siis olemas. Ja kuidas ma veel enne, kui ma näitan, kuidas see nii-öelda kujundamine siin siis käib, et kui lihtne see tegelikult on, siis ka seda, et kui sa nüüd kasutad tasulist Canvat või näiteks soovid proovida siis seda 30-päevast tasulist prooviaega, võib-olla tahadki ainult seda CV-d siin kujundada, aga tahad kasutada kõiki erinevaid malle, võib-olla sulle just meeldivad tasulised mallid, nende hulgast leidsid midagi, et siis sa võidki võtta selle 30-päevase prooviaja, kujundada omale CV valmis ja siis panna kinni selle, eks ju, ja võib-olla sul rohkem ei olegi seda Canvat enam vaja.
Aga kui sul on siis see tasuline või sa kasutad seda prooviaega, siis tegelikult siin üleval muuda suurust nuppu all on olemas selline nupp nagu tõlgi. Ja see tõlgi nupp võimaldab sul siis ühe klikiga või sellise ühe nupuvajutusega kohe selle CV-ga siis eesti keelde tõlkida. Ehk et põhimõtteliselt siis need pealkirjad, sest tegelikult need tekstiosad siin on siis lorem ipsumiga kirjutatud, ehk et sellised täitetekstid lihtsalt. Et need sa saad siis ise siin täita, aga et ta muudab automaatselt näiteks sul pealkirjad kohe ära, eks ju, et hoiad siis aega kokku, aga loomulikult võid ka seda siis käsitsi teha ja panna siia siis just täpselt need punktid, mida sina siis oma CV-s näidata soovid. Aga siin jah, saad valida eesti keele ja tõlkida siis selle mallipõhjaga eesti keelde ja mitte ainult selle, siis kõik muud mallipõhjad ka, kui lood näiteks sotsiaalmeedia postitust või kirjutad blogiartiklit või siin mis iganes muud dokumenti või tabelit või midagi sellist, brošüüri või esitlust teed, et siis kõik need mallid on algselt inglise keeles, aga siin on siis võimalik nad ümber tõlkida väga lihtsalt. Nüüd tähistasime tärniga siis mitmeid malle, mis me alguses vaatasime ja need tärniga tähistatud tulevad sulle siia projektide alla ja siin allapoole kerides on siis selline kaust nagu tärniga tähistatud ja siin on siis kenasti näha need samad CV-d, mida me ära märkisime ja siit võid sa siis kadus nüüd ära, projektid ja tärniga tähistatud ja siit võid sa siis valida, kas sa lisad siit alt plussmärgiga siis näiteks ühe lisalehe ja saad siis siit näiteks panna uue malli ka siia veel vaatamiseks, et sa siis saad siin kerida ja vaadata, milline põhi sulle rohkem meeldib või milline siis täpselt sinu vajadustega sobib. Või siis, kui sa oled selle sama malli peal ja vaatad, ei, see ei meeldi, on ju, aga milline näiteks see siin välja näeb, siis kohe siin peal uuesti vajutades, siis ta asendab selle automaatselt. Et kui sa tahad, et ta uue lehe peale paneks, siis saab siit alt teed plussiga, teed tühja lehe ja siis paned siia. Ja nüüd saad siis vaadata, et kumba sa soovid kasutada, eks ju. Ja niimoodi saad siis otsustada ja valida välja siis selle põhja, mida sa siis täitma hakkad. Kustutan selle siit praegu ära. Saan siis teha siit alt pisipildi pealt 3 täppi alt ja kustutan ta ära ja jääb siis see põhi, mille ma siin algselt välja valisin. Nii, Katrin küsib vahepeal, kas ma saan õigesti aru, et tõlkimine töötab ainult tasulises versioonis? Jah, et tõlkimine on tasulise konto funktsioon ja seda näeb siit samast kroonimärgi juurest, et see muuda suurust, mis on tegelikult ka hästi-hästi suur abimees, mida mina igapäevaselt väga palju kasutan. Ehk et see võimaldab sul siis ühte sama kujundust muuta kohe teise formaati, et kui sa teed näiteks sotsiaalmeedia postituse Instagrami jaoks, siis sa saad siit valida muuda suurust ja saad sama postituse teha ka kohe Facebooki jaoks või LinkedIni jaoks või YouTube'i jaoks, eks ju. Ehk et hoiab kokku hästi palju aega või on sul vaja mingeid bännereid teha erinevate platvormide jaoks, et see nupukene on üks selline enim kasutatud tasulise funktsiooni ja siis ka jah, tõlgi nupukene on siin all ja see on ka tasuline funktsioon siis. Nii, aga kuidas me siis seda nüüd muutma hakkame? Meil on siis olemas see mallipõhi, siin kõige ülemine on kujunduse nupukene ja tegelikult sa saad veel siin ka juba siin kujundamise vaates või redaktoris olles tegelikult ka veel otsida mallipõhjasid. Võid veel siia ka kirjutada uuesti märksõnana CV ja ta hakkab sulle siin samamoodi veel erinevaid pakkuma ja samamoodi ka märksõnade abil, näiteks siis, ma ei tea, lihtne CV, eks ju. Üliõpilase CV algajale, eks ju, jällegi väga palju erinevaid variante, kuidas veel otsida või kust siis veel leida. Aga kuidas seda siis kohandama hakata? Nagu ma ütlesin, siis kõik need elemendid siin on aktiivsed
ja põhiliselt koosneb siis CV kui dokument meil tekstikastidest, eks ju. Ehk et meil on vaja muuta siis tekste ja kui sa nüüd teed aktiivseks ühe tekstikasti, siis avaneb sulle siin üleval teksti muutmise menüü. Ehk et igal elemendil on siis oma muutmise menüü ja siin peal klikkides avaneb siis teksti muutmise menüü. Ja see on tegelikult täiesti tavapärane ka mis iganes muus dokumendis, Wordis või kuskil kirjutad kirja, põhimõtteliselt samad funktsioonid, eks ju, saad valida siit erinevaid fonte, jällegi kroonimärgiga on siis tasulise konto omad ja ülejäänud on kõik tasuta, eks ju. Ja siin on olemas ka täiesti eesti keele fondid, et eesti keele fondid on siis head sellepärast, et siin on siis kõik eesti keelele omased täpitähed olemas, et teistes fontides ei pruugi seda olla, et näiteks kui sinu perekonnanimes on õ-täht või sinu ma ei tea, ametinimetuses on õ-täht või on vaja seda kasutada, et siis kindlam on kasutada eesti keele fonti, aga võib olla ka mõnedes teistes see olemas, nii et see on siis ka selline katsetamise küsimus. Siin eesti keele fontide puhul ka, siin paljud alguses on, eks ju, tasulise konto omad, aga siia allapoole kerides siis on siin olemas ka tasuta kasutamiseks siis erinevaid eesti keele fonte ka. Aga kui see ei ole oluline, siis võid valida täiesti selle, mida sa siit ise soovid. Ehk et siis suurust, teksti värvi, eks ju, boldi ja kõik, nagu ma ütlesin, erinevad siis teksti funktsioonid, muutmise funktsioonid on siin olemas, reavahed, tähevahed ja läbipaistvus, eks ju. Siin efektid, animatsioonid, need ei olegi siin CV puhul olulised, eks ju, et seda CV-d ei ole mõtet ka üle kujundada, et ta peaks jääma ikkagi selline professionaalne ja visuaalselt hea välja nägema, aga ta peaks olema ka selgelt loetav ja info peaksid nii-öelda kiirelt leitav olema. Et ei ole mõtet siia väga palju lilli, liblikaid ja koeri, kasse, eks ju, lisada, et see ei sobi siis võib-olla sellise professionaalse CV juurde. Ehk et see on siis selline tekstimenüü, eks ju. Nüüd meil on siin ka sellised väikesed elemendid, nii-öelda väiksed ikoonid, eks ju, pandud. Kui ma nüüd vajutan selle ikooni peal siin, siis mul avaneb selle elemendi muutmise menüü. Ehk et jällegi ma saan värvi muuta, ma saan siia panna väärt alle, ma saan teda ümber pöörata, jällegi läbipaistvust muuta. Ehk et samamoodi see, mille sa siis aktiivseks siin kujunduse peal teed, seda sa saad siis ka selle abil muuta. Ja siis lisaks siis tekstile, lisaks siis elementidele on meil ka siis foto, eks ju. See on siis selline kolmas võib-olla siis osa või element sellest. Ja siin peal vajutades avaneb samamoodi siis see foto muutmise menüü. Siit muuda nupu alt saad sa siis konkreetselt juba teha toiminguid siis selle fotoga, eks ju. Siin on erinevad filtrid, mida saad kasutada, erinevaid efekte ja siis ka siin sellised tasulise konto Magic Studio, võib-olla sellised erinevad äpid, et võib-olla selline enim kasutatav on siis näiteks tausta eemaldus, eks ju. Aga tausta saab eemaldada ka tasuta kontoga, siis lähed siia rakenduste alla ehk et äppide alla ja otsid lihtsalt tausta eemaldamise äpi ja see laseb sul siis tegelikult tasuta ka selle ära teha. Lihtsalt siin Canva enda äpp, see tausta eemaldi on hästi mugav kasutada, jällegi ka minu poolt üks võib-olla enim kasutatud funktsioone või nupukesi siin Canvas, mis siis just jällegi nii-öelda tasulise konto poole pealt, et näiteks üks funktsioon, miks võib-olla siis kasutada tasulist, aga nagu ma ütlesin, saab siis tasuta kontoga rakenduste alt siit vasakult menüüst, valid rakendused, paned otsingusse siis background remover näiteks ja ta pakub sulle päris mitmeid erinevaid äppe ja siis sa saad seda kasutada. Ja niimoodi ongi sul siis põhiliselt 3 nii-öelda funktsiooni siin ehk tekst, tekstimenüü, elemendid on elemendimenüü ja see foto ja fotoraam siis, mille peal see foto või mille sees see foto on siis selline kolmas osa sellest.
ja ega tegelikult siis midagi keerulist ei ole, et sa saadki lihtsalt hakata siis seda CV-d kohandama, ehk et võtad siit tekstikasti, see on nimekast, klikid siin 2 korda peale, see muudab selle tekstikasti aktiivseks ja kirjutad siia siis lihtsalt oma nime asemele, eks ju, näiteks. Hästi lihtne, järgmine ongi siin ametinimetus, eks ju. Ja niimoodi edasi järjest lähed. Siin siis on kontaktandmed, eks ju. Muudad selle ära. Kui soovid, võid lisada siia teistsugused ikoonid, eks ju. Sa saad kõiki neid muuta või mingeid asju võib-olla ära võtta. Võib-olla sa ei taha üldsegi neid lisaikoone siia. Tahadki, et ta oleks selline hästi minimalistlik. Siis saad ära kustutada. Aga kui sa soovid näiteks siia selle, teen natukene lähemale, tegin aktiivseks siin selle kontakti või telefoni ikooni, soovid seda vahetada millegi muu vastu, siis selleks, et leida siis elemente omale siia CV peale, saadki siit vasakult poolt siis elementide menüüd kasutada. Ja kirjutangi siia näiteks siis otsingusõnaks kontakt või kontakti ikoon, nagu ma näen, et ta pakub, eks ju. Vajutan selle ja saan siit valida siis kas graafika, fotod, videod, raamid, eks ju. Valin siit graafika ja võin siit võtta hoopiski siis mõne teise ikooni. Võib-olla mulle meeldib näiteks hoopis see, okei, see on tasulise konto oma, võtan näiteks siis hoopis sellise, eks ju. Vajutan siia peale, et ta paneb selle automaatselt siia keskele. Nüüd ma kustutan siit selle eelmise eest ära ja võtan nüüd selle ikooni, võtan siit nurgast kinni ja lükkan ta siis nii suureks või nii väikseks, nagu ma soovin. Ja tõstan selle siia asemele, eks ju. Ja ongi mul olemas siis välja vahetatud. Saan ka selle värvi vahetada. Võib-olla tahan, et need ikoonid siin silma paistaks, siis muudan ta näiteks siniseks. Erinevad jooned jällegi, võid neid jätta, võid neid ära kustutada, kui sa ei soovi, võid vahetada jällegi mõne teise vastu. Saadki kirjutada siia joon, eks ju, otsingusõnasse, pakub sulle erinevaid variante nende kohta. Ja siin siis juba edasi minna ja siin nüüd siis about me ehk et minust. See ongi nüüd tavaliselt siis see koht, kus ma rääkisin, et kuhu võiks siis välja tuua selle ühisosa, et paari lausega lühidalt kokku võtta siis, miks sa oled sobilik sellele töökohale või siis üleüldiselt niimoodi, võib-olla kui sa ei kandideeri nagu konkreetsele, võib-olla kandideerid erinevale 4, 5 või 10 kohta, et siis selline üleüldiselt 2-3 lausega enda tugevused siia kirja panna. See on siis see koht, mille kohta siis enne küsimus ka oli. Ja edasi näiteks siin on siis tugevused, oskused välja toodud, eks ju, millega sa nii-öelda siis aidata saad. Väga selline minimalistlik ja lühidalt, aga kõik on selgelt näha ja kõik on ilusti välja toodud. Haridus jällegi ei ole vaja kõike 4-5 erinevat kooli, kuigi olenevad. Ma ei saa öelda, et ei ole vaja või pole mõistlik, eks ju, olenevalt siis ametikohast, kuhu sa kandideerid. Kui on ikkagi oluline haridus välja tuua, kus ja mida, kus sa oma haridus oled omandanud, siis loomulikult siis sa pikendad seda ja paned siia kirja erinevad siis koolid. Ja siin on siis juba töökogemus, eks ju, samamoodi, nagu ma ütlesin, et ei ole siis vaja kõiki 5 või 10 või 20, vaid piisab viimastest, eks ju, või siis just need, mis siis selle otsitava ametikohale sellega siis haakuvad nii-öelda. Ja siin all siis soovitajad, eks ju, siin on siis näha, et siin on 2 tükki ära mahutatud, võid ka ainult 1 panna. Ja kui sul nüüd on vaja seda CV-d siis nii-öelda pikemaks muuta ehk et 2. või 3. lehekülge, siis sa saad kas siis sedasama lehte dubleerida, siis sa saad, eks ju, samasuguse põhja ja saad siit edasi minna, võib-olla siis näiteks selle osa siit kustutad ära
lähed siit 3 täpi peale ja dubleeri leht ja nüüd tekkis sul siia alla teine täpselt samasugune leht, et võid siis siit mingid asjad ära kasutada, kustutada, teed aktiivseks, tekib sul siia prügikasti märk või siis lihtsalt noolega klaviatuuri pealt. Ja siin võid ka siis, nüüd praegu tahtsin teha aktiivseks kogu selle teksti osa, aga kuna siin on taustaks pandud selline kastikene, siis selleks, et see liiguks paigast, ma lukustan selle ehk et teen aktiivseks selle, praegu on siis näha see tausta hall kast on aktiivne ja siis tekib mul siia selline väike lukuga menüü, panen selle kinni. Nüüd on mul see hall riba paigas ja ma saan teha siis aktiivseks näiteks selle osa ja ära kustutada, eks ju. Ja siia siis panna kas siis midagi muud või siis üleüldse jätkata siit siis oma nii-öelda seda CV-d. Või kui sa soovid siis lihtsalt tühja lehe lisada, siis sa saad siit alt 2 lehe vahelt kas siis plussmärgiga või siis siit suure lehe pealt lihtsalt vajutad plussmärgi ja on sul uus leht olemas. Ja siit lehte kinni võttes saad teda siis liigutada kuhu poole sa tahad, kas ette või tahapoole ja niimoodi siis juba siit edasi toimetada. Ehk et teksti muutmine on hästi lihtne, eks ju, 2 klikki, tekst on aktiivne ja siia saad siis juba kas siis kopida ja pastida, kui sul võib-olla on juba mingi CV-põhi olemas või siis lihtsalt kirjutada, eks ju, oma andmed juurde. Nii, vaatan, et siin on vahepeal küsimusi, enne kui ma lähen edasi. Evelin küsib, kas mallide all on ka 2-3 leheküljelise CV näidiseid. Siin peab vaatama ja otsima. Ma usun, et on küll. Ma ei ole nüüd selle pilguga vaadanud, aga ma usun, et on küll. Kui ma siin praegu, näiteks siin on üks selline, nii ma kohe panen siit tühja lehe peale ja avan selle, et siis tuleb siia alla nurka, nii-öelda on näha, et siin on rohkem kui 1 lehekülg, eks ju. Ja kui ma siia peale vajutan, siis ta annabki mulle võimaluse, kas ma valin siit ainult 1 lehe või teise lehe, saan ka neid ühekaupa kasutada või siis vajutan rakenda mõlemad lehed ja ta paneb mulle siis automaatselt mõlemad lehed ja ta veel küsib, kas ma siis asendan. Kui ma ei soovi asendada, siis ma panen tühista, eks ju, kui ma soovin, et ta lihtsalt mulle nii-öelda uue lehe peale paneks, et siis vajutan selle siia, see on nüüd esimene lehekülg ja näiteks siis teise lehe peale selle, et see on siis nüüd selline pikem CV, eks ju, et siin on nii-öelda rohkem neid erinevaid. Okei, siin on siis tegelikult hoopiski näidatud, kuidas ka selline väike õpetus, et kuidas head CV-d kirjutada, eks ju, aga põhimõtteliselt saad sa siis kasutada seda ka oma CV loomisel. Või siis vaadata, otsida siit veel edasi, et kindlasti on ka mitmeleheküljelisi siin olemas. Nii, Katrin küsib, kuidas pildi vahetamine käib ja selle juurde järgmisena kohe lähen ja näitangi. Marika ka, et kuidas oma pilti saab panna just. Nii, ja Kadri küsib, kas soovitajaid üldse peaks panema ja kui ei pane, siis kas see võib saada saatuslikuks, et ei valita isegi mitte vestlusele. Lihtsalt selleks sa pead neid soovitajad 100% usaldama, aga ma tean ka, et soovitajad võivad jalad alt tõmmata. See on nüüd nii ja naa, et see ongi täpselt nii, et kui sa ikkagi ei ole 100% kindel, et see inimene, kelle sa sinna kirja paned, ikkagi siis sulle nii-öelda heaks soovitajaks on, siis pigem mitte panna. Aga kindlasti, kui sul on oma eelmise tööandja või eelmiste tööandjatega hea läbisaamine, oli väga hea töösuhe, siis kindlasti soovitan panna, aga see ei ole tingimata vajalik, et mina ise oma töös, näiteks kui mina CV-sid, eks ju, sorteerin või siis valin, keda ma kutsun vestlusele või mitte, siis see ei ole nüüd küll määrav, mille põhjal ma valikuid teen. Aga kui
võib-olla on näiteks jäänud mingisse viimasesse vooru 2, 3, 5 inimest, et siis küll juba tulevad mängu ka need nii-öelda andmed, et mida ma siis veel saaksin nende inimeste kohta teada ja siis küll oleks hea, kui oleks ka soovitajad, aga see ei ole tingimata vajalik ja vähemalt mina küll ei ole ühtegi CV-t selle põhjal ühte või teise hunnikusse tõstnud, et kas tal soovitaja on kirja pandud või ei ole. Nii et ma arvan, et ei tasu seda ka üle mõelda. Kui on hea soovitaja, siis kindlasti pane, aga kui tunned, et tõesti võib-olla keegi võib vastupidiselt nii-öelda jalad alt tõmmata, nagu sa ütlesid, et siis ei ole mõtet. Nii, aga vaatame siis seda ka, kuidas siis pildi osa muuta, eks ju, et teksti osa on lihtne, elemente ka näitasin, kuidas muuta, aga foto siis. Kui ma siin foto peal nüüd olen, teen selle aktiivseks, eks ju, ja näiteks tahan seda fotot siit eest ära kustutada, tegelikult see ei ole vajalik, sa võid ka oma foto kohe siia peale panna, aga et kuidas kustutada, kui ma vajutan siia kustuta nuppu, siis ta küsib mu käest, et kas ma soovin kustutada ainult pildi või kustutada ka raami koos pildiga, ehk et see pilt on siin siis ümara raami sees, on ju. Vajutan kustuta pilt, siis mul jääbki siia ainult ümar raam. Ja kuidas siia oma pilti saada on siis niimoodi, et siin vasakul pool menüüs on siis üleslaadimise nupukene ja see on siis see koht, kust sa saad oma foto siia laadida ja üleslaadimise peale ja siin on nupuke laadi üles faile, siin kõrval on veel 3 täppi ka erinevad kohad, kust sa saad siis otse ka oma foto siia üles laadida, et ei ole siis ainult võimalik nii-öelda arvutist laadida. Ja see foto tulebki sulle siia siis piltide alla, videod üles laetud tulevad videote alla ja heli tuleb siis siia helifailid siia helinupu alla. Ja minul siit praegu vist siit, okei, siin on ka üks foto, et kui see foto on sul siia siis üles laetud, siis sa lihtsalt võtadki hiirega siit fotost kinni ja lohistad selle hiire siia pildi sisse ja ongi sul see foto olemas. Nüüd seda fotot siin raami sees sa saad natukene muuta ka, teed 2 klikki, siis ta avab selle sul, eks ju, siin suuremana, sa saad siis seda fotot näiteks suuremaks või väiksemaks muuta või siis siin natuke raami sees liigutada ka, et täpselt selle osa panna siia siis, mida sa soovid, eks ju. Ja niimoodi ongi sul olemas. Ja seda raami saad sa siis ka muuta, et nagu ma ütlesin, siin oli enne siis, eks ju, algselt ümarraam, aga näiteks kustutan siis ära ka raami, siis praegu jäi siia veel ka selline ümar nii-öelda element, mis oli siis siia taustaks pandud, et tekiks siia raami ümber selline valge äär, eks ju, et seda mul ka vaja ei ole, kustutan selle ära, aga selliseid elemente sa leiad siis jällegi siit elementide alt ja siin on näha, siin on erinevad kujundid, eks ju. Sa võid panna ka näiteks siis kandilise sellise tausta siia omale siis foto taustaks, eks ju, näiteks sellise ja siia sisse sa ei saa siis panna pilti. Pildi jaoks on sul vaja raami ja selle raami sa saad ka siit samast elementide alt. See oli siis selline ümarraam, mis siin enne oli. Nüüd siia alla poole siis kerides, siin on erinevaid nii-öelda funktsioone, mida sa saad siit kõike lisada, eks ju, alates siis kleebistest, fotodest, videotest, graafikuid, küsitlused, viktoriinid, tabelid, kõik see on ju, see ei puuduta nüüd otseselt CV-d, aga üleüldiselt, et kui sa mõnda kujundust teed. Ja siin all on siis raamid ja selle raami sa tunned siis ära selle järgi, et tal on siis taeva ja muru nii-öelda taust siin ja seda saad kasutada. Ja kui sa nüüd siit valid näiteks hoopis kandilise raami, et sulle meeldib kandiline foto rohkem, siis võtad siit selle raami ja selle nüüd saad siit siis külgede pealt näiteks siis teha niimoodi ja jääb talle siis siia taustaks selline nii-öelda sinine või lillakas raam ka, aga sa ei pea seda tegema, võid ka täiesti ilma selleta, lihtsalt ainult sellise kandilise raami, täpselt sellise kujuga siis nagu sa soovid, saad sa teda siit siis panna ja paned oma foto siia raami sisse ja ongi sul olemas,
et väga lihtne selline lohista süsteem on siin Canvas, siis võtad kinni elemendist või pildist ja lohistad siia raami sisse või siis elemendi puhul lihtsalt vajutad selle elemendi peale, kui tahad siis kujundit, avan siit näiteks ava kõik, kui sul on joont vaja, saad siia siis panna juurde või siis on mõnda kujundust või kujundit vaja, eks ju, saad siit samamoodi valida lihtsalt ja panna selle siis taustaks, eks ju, nagu siis näiteks oli sellel eelnevalt. Praegu ma panen ta siia peale ja nüüd, et ta jääks siis tahaplaanile, selle jaoks on siin üleval, kui ma teen selle kasti elemendi siis aktiivseks, tekib mul siis see kasti muutmise menüü ja siin on siis asend ja siit ma saan ta panna siis tahaplaanile, eks ju. Nüüd ta läks siia kolmnurga taha, siis ma võtan ta ühe nupu selle võrra siis ettepoole, et kolmnurk jääks siia taha, see, mis siin nurgas on ja ainult see raam ja nüüd ma saan siis teda siin kohandada, eks ju, täpselt nii suureks, nagu ma siis soovin või nii väikseks ja siis mul ongi näiteks selline siin see nime vahe mulle tundub liiga suur, ma teen aktiivseks selle tekstikasti ja muudan siit siis seda reasammu natukene kokku poole, tõmban selle nime ja siis on mul olemas niimoodi. Ja niimoodi siis saabki seda CV-d järjest siin siis kohandada just sulle vajalikuks. Nüüd siin veel näitan ühte asja, et ma panin siia neljakandilise kasti, aga mul see raam on ümarate nurkadega, siis ma saan tegelikult selle kasti nurki ka muuta. Jällegi tegin nüüd aktiivseks selle tagumise lilla kasti ja siin tekib siis selle kasti muutmise menüü ja siin on siis nurkade ümardamine ja liuguri abil saan siis teha selle kasti nurgad ka ümaraks, eks ju, siis ta sobib mul ilusti selle pildi raamiga kokku. Nii, vaatan, kas nüüd on siin veel tulnud küsimusi. Kas CV-sse võib panna ka ennast tutvustava video hoopis? Ja, miks mitte näiteks, eks ju, okei, siis sa ei saa teda PDF-ina alla laadida ja näiteks ma ei tea, CV-keskusesse või kuskile minu teada seal vist videot ei ole võimalik üles panna, aga ma võin ka eksida, ma ei ole nüüd viimasel ajal vaadanud. Aga sa saad panna küll ennast tutvustava video, aga see siis tähendab, et sa siis seda jagad lingina ehk et võib-olla siis pigem sellistel puhkudel, kui sa näiteks otse kandideerid, saadad otse tööandjale siis e-maili või e-kirja oma CV-ga ja siis sa saad küll lisada sinna ennast tutvustava video küll, ehk et jagad siit Canvast siis oma linki sellele sinu CV-le ja tegelikult sa saad selle ennast tutvustava video ka siin Canvas teha, et selle jaoks on siin üleslaadimise nupu all, kust sa saad oma siis pildid või videod üles laadida, võib-olla sul on varasemalt tehtud, võib-olla sa näiteks oled telefoniga selle juba sisse lugenud siis enda tutvustava video, aga sa saad siin ka salvestada iseennast otse Canvas, et kui sa siin vajutad, siis avaneb selline Canva nii-öelda videostuudio, kus sa saad samamoodi siis oma teksti näiteks sisse lugeda, automaatselt selle siia salvestada ja siis juba näiteks panna siia raami sisse hoopiski sellise tutvustava video ja siis jagada seda lingina. Nii, ja nüüd viimase asjana siis tahangi näidata seda, et kuidas seda CV-d siis jagada. Ehk et see on siit ülevalt paremalt nurgast siis jagamise nupu alt ja nagu ma ütlesin, siis üks võimalus ongi jagada lingina, ehk et siin samas praegu juurdepääs on minul endal, aga ma saan valida siit, et on siis juurdepääs kõigil, kellel on see link ja saan panna siia kirja või valida ka selle, kas see, kellele ma selle lingi saadan, saab seda muuta, kommenteerida või saab ainult vaadata, et kui ma saadan potentsiaalsele tööandjale, siis ma valin, et ta saab vaadata, eks ju, tal ei ole vaja seda siin muuta või kommenteerida. Ja vajutan siia kopeeri link ja siis ma saan oma selle CV kohta sellise lingi ja ma saan selle lingi panna siis kirja sisse ja inimene, kes siis selle
lingi peal klikib, tema siis saadetakse automaatselt siia Canvasse ja ta saab siin Canvas siis seda CV-d vaadata. Nüüd selline klassikalisem versioon on siis sellest, et ma laen selle CV PDF dokumendina alla ja kas siis saadan selle samamoodi kirjaga e-kirjas lihtsalt siis PDF-ina või siis laen ta juba üles mõnda tööotsimise portaali, mis ka võimaldab siis lisaks seal nii-öelda koha peal või seal portaali siseselt loodavale CV-le võimaldab ka siis üles laadida PDF-e. Ja see toimub siis siit allalaadimise nuppu alt, ta kohe automaatselt soovitab sulle selle õige formaadi ka, mis on siis selline standardne PDF. Siin on veel erinevaid, eks ju, formaate vastavalt siis erinevatele kujundustele, mis sa siin Canvas teed, aga CV jaoks sobib just seesama standardne PDF. Siit vaata siis, et sul oleks õige lehekülg, et kui sa siin tegid mingeid proovikatseid erinevaid, et siis kas kustuta ära need nii-öelda mittevajalikud lehed siit või siis kui sa hakkad alla laadima, et siis vali lihtsalt see õige leht, et sa tahad näiteks ainult seda esimest lehekülge, eks ju, et see sai sul siis see õige CV alla laadimine, valid siit praegune leht ehk et siis leht number 1 või paned siis siia linnukese, et leht number 1 valmis on sul siis lehevalik ja siit saabki siis juba alla laadida selle CV ja edasi siis juba omale, nagu ma ütlesin, kas siis e-kirjaga saata tööandjale või siis üles laadida juba mõnes tööportaalis, kus sa siis kandideerima hakkad. Nii, nüüd läks isegi veerand tundi üle tunni, aga pole hullu, et kes siis pidid kell 1 ära minema, et nagu ma ütlesin, et salvestus jääb ka siis nädala lõpuni üles või järelvaadatavaks, nii et saate hiljem järgi vaadata ja need ka, kes täna siis laivis ei saanud olla, et teie ka saate siis salvestust järgi vaadata ja selle abil siis ise ka proovida. Nii et julgustan kõiki siis katsetama, proovima, võib-olla ka lihtsalt inspiratsiooni ammutama, et milline üldse CV võiks olla. Nagu ma ütlesin, ei pea olema selline kunstipäraselt kujundatud, võib olla ka oluliselt minimalistlikum, selline lihtsam ja nagu ikka ka täiesti tavalised mustvalged CV-d on täiesti okeid, peaasi, et ta oleks siis nii-öelda loodud siis võib-olla neid teemasid või neid punkte, mis ma siis siin algselt rääkisin, võib-olla neid siis arvestades või arvesse võttes, et kui sa hakkad looma, et tegelikult see väline vorm on üks osa, aga see ei ole siis tingimata mitte see, et mille põhjal siis otsustatakse. Lihtsalt, kui see CV on kenasti kujundatud, professionaalne, näeb hea välja, siis see jääb kindlasti rohkem silma, et seda ma võin omast kogemusest väga selgelt öelda, et sellega on võimalik tööandja tähelepanu haarata ja siis edasi on juba oluline see sisu, eks ju, kuidas sa ennast siis tutvustad selle paari lausega, et oleks kohe aru saada, mis inimesega on tegemist ja et siis tööandja edasi ka ülejäänud seda CV-d siis vaataks ja siis ka juba vestlusele kutsuks. Nii, Kadri ütleb, väga huvitav ja harjutamise asi. No just, et alguses võib-olla kui päris esimest korda Canvasse tulla ja ei ole üldse varem kujundanud, siis võib tunduda, et on mässamist palju, aga tegelikult ei ole, et kui sa võib-olla kõige suurem mässamine ongi see õige malli põhja endale leidmine, sest et neid on nii tohutult palju, et sa ei suuda lõpuks otsustada, et siis lihtsalt võta üks ette ja hakka kujundama ja nagu ma ütlesin, et see ei pea olema selline ülekujundatud ja mitte, et ei pea, vaid isegi ei tohiks olla selline ülekujundatud, et seda müra liiga palju seal ümber, aga just, et kui sa paned natukene sellist tausta, võib-olla mingid värvi sinna, et mingid asjad paistaks paremini silma, võib-olla mõne ikooni, et nii-öelda need teemad, nupukesed oleks selgelt eristatavad
ja noh, foto on kindlasti vajalik, eks ju, et see juba annab sellist professionaalset nii-öelda touchi juurde, et silma jääda. Nii, aga aitäh kõikidele, kes te täna minuga siia laivi saite tulla ja nagu ma ütlesin, siis salvestus on järelvaadatav ka siis kuni nädala lõpuni, nii et võite julgelt võtta ette ja proovida siis nii-öelda samm-sammu haaval läbi teha ja tegelikult ei ole keerulist midagi. Nii et soovin teile kõikidele ilusat päikselise päeva jätku ja kohtumiseni juba järgmistel koolitustel.